tulemast Mingi-Põhjusti gümnaasiumi põhikooli lõpuaktusele. Aktuse paremaks õnnestumiseks palume mobiiltelefonid panna hääletule või välja lülitada. Täna tähistame ühe olulise peatüki lõppu ja uue algust. Palume kõigil tõusta, et vastu võtta lõpetajad ja õpetajad. Palume jääda püsti Eesti Vabariigi hümni ajaks. Palume istuda. Sõnavõtuks ma palun Mingi-Põhjusti gümnaasiumi direktor Hendrik Abaste. Palume istuda. Sõnavõtuks ma palun Mingi-Põhjusti gümnaasiumi direktor Hendrik Abaste. Austatud vallavanem, lugupeetud õpetajad, head vanemad ja külalised. Kallid õpetajad, täna on teie päev. 9 aastat tööd, pingutust ja kasvamist on toonud teid siia hetke, mis võite uhkusega öelda. Me saime hakkama. Te olete õppinud, avastanud ja ületanud iseennast rohkem, kui alguses arvata oskasite. Põhikooli lõpp toob alati kaasa küsimuse, mis saab edasi. On loomulik, et tulevik tundub korraga nii põnev kui ka veidi hirmutav. Kuid just siin tuleb mängu haridus. Nagu on öelnud Ameerika ajakirjanik ja õpetaja Sidney Harris, hariduse eesmärk on muuta peeglid akendeks. Peegel näitab ainult seda, mis on otse ees. Aken avab maailma, võimalusi ja teid, mida te veel ei tunne. Iga uus teadmine muudab vaate avaramaks ja aitab näha kaugemale, kui täna võimalik tundub. Seepärast soovin teile, et te kaotaks uudishimu, et te julgeksite avada uusi aknaid, õppida juurde, küsida, proovida ja eksida. Hariduse tee ei lõpe täna, see lihtsalt muutub vabamaks, iseseisvamaks ja veelgi põnevamaks. Meie koolil on põhjust olla teie üle uhke. Teie hulgas on tublisid õppureid, sportlasi ja aktiivseid noori, kes on oma tegudega meie kooli nime kõrgele hoidnud. Siinkohal tõstame esile meie kooli selle aasta parimad lõpetajad. Kiitusega lõputunnistusel lõpetavad, ehk siis kõik lõputunnistusel on kõik 5. Ketlin Randmere, Mirel Tamm ja Kateriine Kalev. Neljandikega lõpetavad Oliver Soom, Lisette Telling, Anni Vaino, Herta Vainomaa, Kristjan Allika, Karoliina Kintsak,
Grete-Liis Saarna, Miia-Maria Sepping, Aaron Susi, Grete Vahermäe ja Keter Valliste. Meie armad eksamite sooritajad Katariine Kalev, Annabel Kotkas, Kairit Valtin, Herta Vainomaa, Lisette Telling, Ketlin Randmere, Mirel Tamm ja Grete-Liis Saarna. Ja aineolümpiaadil on häid tulemusi saanud Katariine Kalev, Herta Vainomaa, Lisette Telling, Mirel Tamm ja Ketlin Randmere. Meie aktiivsed osalejad koolielus Lisette Telling, Katariine Kalev, Herta Vainomaa ja VPG torekad Emma Aasamets, Ketlin Randmere, Grete-Liis Saarna, Keter Saksladu, Miia-Maria Sepping, Tatjana Liit-Taarkis, Mirel Tamm ja Keter Valliste. Ja muidugi meie klubi sportlased Roland Šimuk, Stefan Patin, Sander Riima, Helerin Kõder, Kairit Valtin, Emilia Lööper, Keter Saksladu ja Emma Aasamets. Ja muidugi olete kõik hästi tublid, sest nagu alguses ma ütlesin, te saite hakkama. Head vanemad, täname teid toetuse, kannatlikkuse ja usalduse eest. Teie kõrval on kasvanud noored, kes astuvad täna julged järgmise etappi. Armsad õpetajad, teie töö ja pühendumine on muutunud paljud peeglid akendeks. Aitäh, et olete olnud teejuhtideks, innustajateks ja eeskujudeks. Kallid õpetajad, palju õnne! Hoidke endas uudishimu, julgus unistada ja soov maailma avastada. Teie ees on avatud aknad ja avar tee. Veel kord palju õnne teile. Aitäh! Annavad kätte direktor Henri Kallaste ja klassijuhatajad Tiina Kukkur ja Liira. Õppenõukogu otsusega 4. juuni 2026 lõpetavad põhikooli järgmised õpilased. Katariine Kalev, kiituskiri väga hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest eesti keeles, inglise keeles, bioloogias, käsitöös, kunstis, muusikaõpetuses, geograafias, vene keeles, lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistused. Soovime tänada ka Katariine vanemaid. Stefan Patin, kiituskiri väga heade tulemuste eest vene keeles, lõpetab põhikooli. Karmen Kohandi, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles bioloogias. Lõpetab põhikooli. Annabel Kotkas, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, bioloogias,
lõpetab põhikooli. Killeri Kuld, kiituskiri väga heade tulemuste eest tehnoloogias, lõpetab põhikooli. Kristella Raal, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, lõpetab põhikooli. Kristjan Raud, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, lõpetab põhikooli. Põhikooli lõpetab Sander Riima. Kaarel Sepnik, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, lõpetab põhikooli. Põhikooli lõpetab Rasmus Siik. Oliver Soon, kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest tehnoloogias ja bioloogias, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Roland Šimuk, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, vene keeles, lõpetab põhikooli. Põhikooli lõpetab Rasmus Sirnas. Lisette Telling, kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, ühiskonnaõpetuses, geograafias, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Anni Vaino, kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, tehnoloogias, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Herta Vainova, kiituskiri hea õppeedukuse eest,
kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, kunstis, tehnoloogias, geograafias, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Tänava klassijuhataja Liina. Ja nüüd 9. peeglas. Ketrin Randpere, kiituskiri väga hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, vene keeles, bioloogias, kunstis, muusikas, käsitöös, tunnuskiri väga tubli ja aktiivne torekas, lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistuse. Soovime tänada ka Ketrini vanemaid. Mirel Tamm, kiituskiri väga hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest eesti keeles, inglise keeles, vene keeles, ühiskonnaõpetuses, bioloogias, kunstis, käsitöös, muusikaõpetuses, tunnuskiri väga tubli ja aktiivne torekas, lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistuse. Soovime tänada ka Mirelli vanemaid. Emma Aasamets, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, tunnuskiri väga tubli ja aktiivne torekas, lõpetab põhikooli. Kristjan Allika, kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, bioloogias, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Diana Pusko, kiituskiri väga heade tulemuste eest vene keeles, lõpetab põhikooli. Põhikooli lõpetab Kevin Gavrilov.
Karoliina Kiitsak, kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Põhikooli lõpetab Renet Kristen Kivisild. Põhikooli lõpetab Eleri Eliko Lind. Isabela Lill, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, lõpetab põhikooli. Emilia Lööper, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, vene keeles, lõpetab põhikooli. Karl Hugo Parviste, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, lõpetab põhikooli. Helerin Põder, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, vene keeles, lõpetab põhikooli. Grete-Liis Saarna, kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles bioloogias, tunnuskiri väga tubli ja aktiivne torekas, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Ketter Saksladu, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, tunnuskiri väga tubli ja aktiivne torekas, lõpetab põhikooli. Miia-Maria Sepping, kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, bioloogias, kunstis, käsitöös, tunnuskiri väga tubli ja aktiivne torekas, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Aaron Susi, kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles bioloogias, lõpetab põhikooli 4 ja 5.
Diana Lind-Alkis. Kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, tunnuskiri väga tubli ja aktiivne torekas, lõpetab põhikooli. Oliver Telvik, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, lõpetab põhikooli. Grete Vahermäe, kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Ketter Valliste, kiituskiri hea õppeedukuse eest, kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, tunnuskiri väga tubli ja aktiivne torekas, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Kairit Valtin, kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, bioloogias, kunstis, lõpetab põhikooli. Täname klassijuhataja Lii Rähkot. Tere! Kallid lõpetajad, lapsevanemad ja kogu koolipere. Head 9. klassi lõpetajad, palju õnne teile! Te olete jõudnud ühe olulise verstapostini. See tähendab, et olete üle elanud kontrolltööd, e-kooli üllatused, varahommikuse ärkamised, grupitööd, kus mõni tegi rohkem, mõni oli vaimselt kohal. Ja näete, siin te nüüd olete, elus rõõmsad ja targemad kui kunagi varem. Põhikooli lõpp on üks põnev hetk, natuke on tunne, et midagi on läbi, samas palju on ees. Mõni teist jätkab siin Vilnipäevise gümnaasiumis, mõni liigub edasi mujale, mõni alles mõtleb, kuhu tee viib. Ja see on täiesti normaalne. Kõiki vastused ei peagi täna teadma. Tähtis on, et teil oleks tahe õppida, proovida, areneda ja mitte karta eksida. Sest ausalt öeldes elus ei võida alati see, kes kohe kõike teab. Sageli jõuab kõige kaugemale see, kes julgeb küsida, proovida, uuesti alustada ja vahel ka enda üle naerda. Tahan tänada kõiki õpetajaid. Te olete olnud nende noorte kõrvalt päevast päeva, õpetanud, suunanud ja vahel ilmselt ka sügavalt sisse hinganud ning lugenud mõttes kümneni. Aitäh teile kannatlikkuse eest ja südamega tehtud töö eest. Suur aitäh ka lapsevanematele ja peredele. Te olete olnud selle teekonna vaiksed kangelased, äratajad, toetajad, lohutajad ja motiveerijad. Ühe lõputunniste taga on tegelikult terve pere panus. Ja lõpetuseks, ja noored, täna on pidupäev. Tähistage, rõõmustage ja nautige seda hetke, aga tehke seda targasti. Nii, et hommikul oleks omal hea tunne, vanematel rahulik süda
ja need anonüümsed silmad, kes vahel väga märkavad, ei peaks midagi üleliigselt tähele panema. Palju õnne teile! Paradiis.
austatud kooli juhtkond, kallid vanemad, sugulased, sõbrad. Lugupeetud õpetajad ja meie tänase päeva säravaimad tähed, lõpetajad. Kätte on jõudnud see päev, mida me oleme kõik oodanud, meie lõpupäev. Osad meist on seda päeva oodanud juba pikki kuid, kui õhtud kodutööga tunduvad lõputud. Osad aga on seda päeva kartnud, sest tänasega saab üks laul meie elu playlistis läbi. Me oleme nühkinud koolikinkidelt maha lakki, teinud katki lugematu arvu joonlaudu ja tühjaks kirjutanud must miljon pastakat. Arvan, et oleme tullid küll. Meil on olnud pikk õhtuid ja varajasi hommikuid, rääkimata sellest, kui raske südamega oleme viilinud viimastest tundidest. Mis me nendest põhikooli aastatest kaasa võtame? Kindlasti Margarita Leoki lööklause. See tuleb lihtsalt pähe õppida. Anneli Vahesalu talupoja mõistuse, punase palli ja päevad, mida tundub eriti viprane. Pikad vestlused õpetaja Jaaniga. Maie Nemmiku selgita miks, mille kohta mul hetkel konkreetset näidet kahjuks välja tuua ei ole. Vabandust, õpetaja Maie. Tervitame soojalt oma esimest, teist ja kolmandat klassijuhatajat. Õpetaja Mere Morozovat, Enelin Oleskit ja Liina Kukkurit. Just tänu neile õpetajatele oleme me täna siin. Meie lennus on rohkem nagu selline sissesõiduhoovi dünaamika. Seega mäletame neid, kes käinud ja tähistame neid, kes jäid. Me oleme seda ära teeninud. Muidugi hakkasime me klassisiseselt kokku kasvama alles viimasel aastal. Aga eks ikka parem hilja kui mitte kunagi. Olen tõsiselt tänulik, et olen saanud jagada neid aastaid just koos teiega. Aitäh! Erta, sa unustasid mainida kõiki neid õpetajaid, kes meile iga jumala päev korrutasid, et see peaks sul juba ammu selge olema. Kui sa seda ei oska, siis ei ole sul gümnaasiumis küll mitte midagi teha. Kuhu sa mõtled, et sa peale põhikooli edasi lähed? Ja mida sa peale keskkooli veel tegema hakkas? Ning meie vastasime alati, et ma ei tea. Ja me ei peagi ju täpselt veel kõike teadma, sest tegelikult on ju natuke aega nautida seda lapsepõlve või mis. Kallid sõbrad, meie ise kujundame oma elu. Valikud, otsused, kõik on meie kätes. Tehke neid südame järgi ja te suudate rohkem, kui ise arvate. Võrrandil on nüüdsest rohkem lahendeid kui ainult 1 või 2. 9 aastat higipisaraid ja vaeva. Me ei ole olnud alati kõige eeskujulikumad õpilased, aga me oleme alati olnud päris ehtsad ja siirad. Ja see ongi ju kõige olulisem. Ning kuna me teeme alati asju natukene teistmoodi, siis siin on pisike video meie lennust. Aitäh kõikidele, kes meid toetasid sellel teekonnal ja kes meid lihtsalt ära kannatasid. See on alles algus. Mustad naksed istmed tuulest müüvad huules. Üks vapper käsi küljeklaasil vastu tules. Pärnu rand on kuum, kuid sina kordi kuume. Siin parem näitan, et bikiinid küll on uued. Mustad naksed istmed tuulest müüvad huules. Üks vapper käsi küljeklaasil vastu tules. Pärnu rand on kuum, kuid sina kordi kuume. Siin parem näitan, et bikiinid küll uued. Mõtlen sus, sind treffan õhtul, näen
näen sind taas, kui päike tõuseb õhku. Elu nagu kiikse, tühi tunne kõhtu. Siis kui DJ nüüd terve õhtu kiirgab. Lase neiu nagu leikides, meretuul juustes. Täpselt nagu seepides, sa mulle meeldid. Veri kema peenides, rahvast nagu murdu. Liigume laveerides, teege õhku inimesi hordides. Keset kõrtsu, sinuga siin pangides. Terve öö koos ehk oleme veel hommegi. Mõlemad nii hoosed, tunnustame kombeki. Ma sain tuult, kui ma andsin sulle kampsuni. Muidu poleks sinult saanud seda tantsugi. Kui sulle kuputasin õlale, sa vappusid. Kui jalgu pidi merevesi jahtusid. Täna ongi väike nohupoiss. Pidu läbi koju sõit. Pilgu täisin norus kõik. Õdipu telli koju töid. Täna ongi väike nohupoiss. Pidu läbi koju sõit. Pilgu täisin norus kõik. Õdipu telli koju töid. Istmed tuulest kuivad huuled. Üks vapper käsi külje klaasil vastu tuules. Pärnu rand on kuum, kuid sina kordi kuume. Siin varem näinud need bikiinid küll on uued. Mustad naksed istmed tuulest kuivad huuled. Üks vapper käsi külje klaasil vastu tuules. Pärnu rand on kuum, kuid sina kordi kuume. Siin varem näinud need bikiinid küll uued. Mõni inimene ammu juba mõru on, et iga lugu ainult suvest, kus see põlu on. Aga kus mu õlu on ja kaugel Võru on. No mis ma teen, kui meil suvel siin nii mõnus on? Eestit maha jätta meil on liiga vara vist. Ja kui küsimus on, kas ma hiljem tahaksin, vist ei tahagi. Suvel palavik ja karma on siis täpselt sama targalt tagasi. Jõgi ja kanu, see on mul laguun. Murelid ja puud, pudelid ja suud. Üks on juba tühi, mul on vaja uut. Pole minu süü, et nii kuradi ma kuu. Mulle tuleb pilt ja ma näen basseini. Kellegi varbed ja käes kokteili. Teil on kõva pidu, aga kõlarid on meilgi. Nii et ava oma playlist ja pane mingit leili. Mustad naksed istmed tuulest kuivad huuled. Üks vapper käsi külje klaasil vastu tuules. Pärnu rand on kuum, kuid sina kordi kuume. Siin varem näinud need bikiinid küll uued. Call it how it is. Hendrix. I promise you, swear. Larry Bitty. Yo, Percocet, Miley Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch, mask on, fuck it, mask on, fuck it, mask on, Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a bitch, 2 cups, toast up with the game, from food stamps to a whole nother domain, out the bottle, I'm a living proof, ain't compromising, $500,000 on the coupe, drug houses, looking like Peru, graduated, I was overdue, pink money, I can barely move, ask about me, I'm gon' bust a move, Red James, 33 chains, Ocean now, cruising Biscayne, hit fire, top off, that's a liability, hit the gas, boosting my. Hei, mina olen Tatjana ja mina käin 9. B-klassis. Täna lähme intervjuime õpetajad ja uurime, mida nad tegelikult meie klassist arvavad. Nii, tere, kellega meie täna sina oleme? Mina olen õpetaja Kirsti Notta ja mina annan käsitööd ja lisaks siis kunstiõpetust. Tere. Kuidas teie iseloomustaksite meie klassi? 9. B on selline isepäine. Ma olen täheldanud, et teil on päris mitmeid gruppe, et te ei ole alati üksteisega üksmeelel. Te olete toredad, sõna otseses mõttes ka torekad ja tegutsemissimulised, et teil on selline juhtgrupp pigem ja siis osad on, kes on võib-olla kaasaliikujad. Sellega. Tere, kellega meie täna sinu oleme? Mina olen Mart ja teie eesti keele õpetaja juhtumisi. Selge. Kuidas teie iseloomustaksite meie klassi? Kui ma vaataks kõige kirjumat liblikat, mida ma kuskil lendamas näen, siis need olete teie. Te olete nii erinevad. Kõik te olete absoluutselt erinevad.
Selge. Täna siin oleme. Triinu Kunberg, kehaline kasvatus. Kuidas teie iseloomustaksite meie klassi? See on nii raske küsimus. Oleneb päevast. Mõni päev olete täitsa tublid ja tragid, teine päev on niimoodi, et jah, et on vaja teid rohkem takka sundida, et te midagi teeksite ja pingutaksite. Et see on nagu iga klassiga. On paremad ja on halvemad päevad. Selge. Tere. Kellega meie täna siin oleme? Mina olen Lii Räpo ja 9. B-klassi klassijuhataja. Kuidas teie iseloomustaksite meie klassi? Teiega ei ole olnud kerge. On olnud paremaid aegu, halvemaid aegu, kuid tähtis on see, milles me elame praegu. Tänaseks olete te ikkagi otsustusvõimelised, jalad kindlalt maas, tulevikku vaatavad, väärtustate nalja, oskate enda üle ise nalja teha, üks vahva kamp, kes hakkab suureks saama. Väga tore. Mida head te meile kaasa soovite edaspidiseks? Mina soovin teile tegutsemisrõõmu ja sellist õpihimu, et te ei kaotaks huvi oma tegevuste vastu, millega te olete praegu tegelenud, ja kindlasti õppige ja nautige õppimist. Selge, aitäh! Te meile edaspidiseks soovite? Iseseisvaid otsuseid ja õigeid otsuseid. Jube keeruline on õigeid otsuseid teha. Leidke kõik oma õiged otsused üles. Sellega suur aitäh! Soovite? No ikka kõike head, selles mõttes, et ma loodan, et teist enamus ikka jätkavad meie koolis, aga need, kes siis kusagile mujale lähevad, et neil ikka hästi läheks ja et pingutaks egasi. Ütleme nii, et ega see elu niisama kergelt kätte ei tule, et ikkagi tuleb päeva näha. Selge, suur aitäh teile! Teile ka, tšau! Ja mida te soovitaksite meile edaspidiseks? Nii neile, kes siia jäävad ja edasi lähevad? Ma sooviks, et te jätkaksite oma õpinguid seal, kus te tunnete, et teil on hea olla, sest siis toimub õppimine. Ja kui toimub õppimine, siis ei olegi õpetajad enam nii tüütud, vaid hoopis julgustavad, toetavad. Ja tehke vigu, sest vigadest elus õpite. Lahedat suve teile! Suur aitäh!
teile, kes lapsevanemad. Järgmisena saavad sõna lõpetajate klassijuhatajad. Lugupeetud koolipere, head lapsevanemad, kallid kolleegid ja kõige tähtsamad meie lõpetajad. Täna on päev, kus üks oluline peatükk teie elus saab väärikapunkti. 9 aastat kooliteed on selja taga, täis õppimist, kasvamist, sõprust, rõõmu ja ka väljakutseid. Mina sain teiega liituda alles 7. klassis ja võib tunduda, et 3 aastat ei ole pikk aeg. Aga tegelikult on see just see aeg, kus juhtub väga palju. See on aeg, mil noored inimesed muutuvad, otsivad iseennast, katsetavad piire, õpivad vastutama ja tegema valikuid. Ja ma pean ütlema, et te olete minu esimene klass ja mul on tõesti olnud au seda teekonda teiega koos käia, sest te olete ühed väga ägedad noored. Ja te olete tõesti olnud väga kirju, elav, vahel ka tormakas ja vahel ka sügavamõtteline, aga alati olete te siirad. Te olete pannud mind naeratama, vahel ka kulmu kergitama, aga kõige rohkem olete te pannud mind enda üle uhkust tundma. Igaüks teist on erinev ja just see ongi teie tugevus. Mõni teist teab juba täpselt, kuhu edasi minna ja mõni alles teist otsib alles oma teed. Ja teadke, see on täiesti okei. Ja nagu siin ka eespool on tegelikult kõnedest läbi tulnud, siis tõesti elu ei oota, et teil oleksid kõik vastused kohe olemas. Oluline on hoopiski see, et te julgeksite küsida, proovida ja vahel ka eksida. Pidage meeles, olge uudishimulikud, hoidke oma sõpru, uskuge endasse ka siis, kui see tundub ülimalt raske. Ärge karke unistada suurelt ja ärge laske kellelgi öelda, et ei saa hakkama. Ja kui vahel tundub, et tee läheb liiga keeruliseks, siis tuletage endale meelde. Te olete juba nii palju suutnud ja see päev siin on selle parim tõestus. Head lõpetajad, minge edasi julgelt, avatud südamega ja sirge seljaga. Teie tulevik on teie enda kätes. Soovin teile tarkust teha häid valikuid, julgust astuda tundmatusse ja rõõmu igas päevas. Palju õnne teile kõigile! Lugupeetud koolipere, lapsevanemad, külalised ja algsed õpetajad. Niisiis 9. B. Saime teiega kokku 5. klassis. Te olete olnud minu jaoks alati parimad. Alguses olid teie seas parimad draamakulingannad, koolis pahanduste korraldajad, vaidlejad, aja möödudes ja vanuse kasvades parimad rollimängijad, kuulajad, mitte alati nõustujad, teil oli oma arvamus, mis oligi teie jaoks tavaline. Parimad spikerdajad, tundides telefonikeelu eirajad, teismelised oma ilusa valus. Nüüd, kui olete ühe tee lepusirgel, ikka parimad. Meeskonnana, kui olukord seda nõuab. Parimad kohusetundlikud, püüdlikud ja õpimulised noored. Parimad vestluskaaslased, kui jutt puudutab hinnete parandamist. Alati järgne tegusid, kuid ka see on hea kohane.
aitäh mu torekad, Emma, Ketlin, Gretelis, Ketter, Miia-Maria, Mirel, Tatjana-Ali ja Ketter. Te olite tegusad noored, alati valmis õpetama nooremaid koolikaaslasi, üksteist toetama, et vähendada kiusamist. Ja peamine, te olete ise sisemiselt väga palju kasvanud. Lühidalt 9B, te oletegi üks imelik kari. Te olete erinevad ja eraldi, aga päeva lõpus hoiate te ikkagi kokku, sest karjas nii tehakse. Aitäh, et sain olla teie juht, olin seda uhkusega. Aga mis siin ikka pikalt lobiseda, lugeda oma väikese kingituse viimast lehekülge ja seal on teil veel õpetusi, kuidas elus edasi minna. Sest nüüd alles algavad ju tõelised valikud ja väljakutsed. Aitäh teile, et olite just sellised, igaüks oma nägu, kokku kõlas klassi nägu. Aga tead, Liina, mis ma siin nende kõnede puhul märkasin? Ma loodan, et midagi head. Jaa, ikka head, aga seda, et meil on siin ka üks tore kevade seltskond. Kiired, Tootsid, Arnod, Teeled ja paljud teised äratuntavad tegelased. Kas sul ei tundu? Jah, täpselt. Igaüks oma iseloomu ja looga, aga kokku üks vahva ja omanäoline lend. Jaa, nendega juba igave jaganud. See aga näitab, et nad on uudishimulikud ja elavad noored. Mida neile siis soovida? Soovime neile, et nad julgeksid unistada suurelt, eksida julgelt ja naerdada iseenda üle, sest just nii sünnivad kõige paremad lood. Soovime siis veel, olge ikka optimistid, elu armastab neid. Nähke igas takistuses võimalust, mitte võimalusest takistust. Ärge kunagi kaotage millegi ega kellegi pärast iseennast, sest siis ei ole seda lihtsalt. Parimat kõigile ja väikseid suverile. Sõna saab lastevanemate esindaja. Kallid lõpetajad, õpetajad ja lapsevanemad. Alles need lapsed läksid esimesse klassi, koolikotid suuremad kui nad ise. Täna on nad aga pikemad kui meie. Tõsi see on, et see koolitee on olnud meile kõigile üks korralik ellujäämiskursus. Mäletame neid pühapäeva õhtuid kell 10, kui selgus, et homseks on vaja erilist sinist vilti, 3 vutimunakarpi, täpselt 7 tammetõru keset jaanuarit ja kuldset traati otse Tallinnast. Või esmaspäeva hommikuid kell 7.30, kui vaatasite särasilmilt süütult otsa, mul on kekariideid vaja. Ja need on seal koti põhjas, läbi märjad teisipäevast saati, aja ja püksid on ka katki. Või siis koroonaaeg, mil astusite tundi otse voodist. Unised näod peas ja pidžamad seljas. Aga vaadake nüüd, kui suureks te kõik olete kasvanud. Alati saate kaasa võtta mälestused, kas või kanuumatkast, kus kogu klass töötas hõisates koos. Paremale, ei vasakule, paremale, jah, vahet pole, tõmmake. Või klassi ekskursioonist, kus maiustused olid keelatud, aga ikkagi smugeldasite nii palju neid kaasa, et lõpuks ka terve klass kokku ei jõudnud neid ära süüa. Head õpetajad, suur tänu teile. Eriti teie kannatlikkusele distantsõppe ajal, kui rääkisite nädalaid mustadele ekraaniruutudele, teadmata, kas keegi üldse ka kuulab või kõik koos mängivad Robloxi. Just teie olete kasvatanud nad täna siin istuvateks tarkadeks ja säravateks noorteks, kes peagi ellu astuvad. Kallid lõpetajad, osad teist istuvad täna siin viimast korda. Viimane kord vaadata oma õpetajat, oma klassikaaslasi,
ja oma kooli sellise kukuga. Hirmutav võib olla mõte, et ees ootavad uued kohad, uued sõbrad ja uued väljakutsed. Kuid hoidke need toredad hetked, oskused ja mälestused endaga kaasas. Need annavad teile võimaluse lennata kõrgemale ja julgemalt oma tegelike unistuste poole. Sest kui te suutsite üle elada distantsõppe, klassiekskursiooni ja 7 tammetõru jaanuaris, siis elu teid enam väga hirmutada ei saa. Palju õnne, lõpetajad! Te tegite ära ja nüüd tehke endale üks suur aplaus. Enne, kui ma 8. klasside poolt kõne ette loen, on saabunud lõpetajatele üks tervitus Vinni lasteaia poolt. Kallid lõpetajad, palju õnne teile põhikooli lõpetamise puhul ja soovime edaspidiseks edukaid valikuid. Jätkugu teie uudishimu, julgust ja teotahet oma unistuste elluviimiseks. Tuult tiibadesse soovivad Jänkupere õpetajad Liivi, Tiiu ja Anne. Lugupeetud õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Mul on suur au seista siin täna 8. klasside eest ja öelda mõned sõnad meie kooli lõpetavatele 9. klassidele. Aastate jooksul olete siin palju õppinud, kasvanud ja ka mälestusi loonud. Paljusi mälestusi, mis ka sisaldavad osaliselt meid. Kuigi me ei ole teiega kunagi samas klassiruumis viibinud, oleme jaganud viimased 8 aastat samad koolimaja, samu koridore, klassiruume, kui ka palju spordipäevi, aktuseid ning ka günamänge. Me jääme teid mäletama kui toredaid, humoorikaid ja vahel ka pisut ulakaid õpilasi, kes muutsid koolielu värvikamaks. Ning igaüks teist tähendab meile midagi. Mõned teist on olnud meie sõbrad ning või eeskujud ning mõned on lihtsalt need, kes teevad koolis olemise palju lõbusamaks. Kui me mõtleme teie peale ühiste klassidena, ei tule meile meelde ainult eksami tulemused, vaid meenutavad paljud naljad, koosviibimised, klasside vahelised võistlused ning kõik need väiksed hetked, mis me oleme koos loonud. Soovime, et kõik need mälestused ja hetked jääksid teile eluks ajaks kalliks ning tooksid naeratuse näole ka paljude aastate pärast. Täna lõpetada siin meie põhikooli, kooli, kus paljud teist on 9 aastat järjest käinud. See ei ole lõpp teie õppimisteekonnas, pole isegi algus lõpust, vaid pigem on see alles algamas. Mõned teist lähevad edasi gümnaasiumisse, teised kutsekooli. Mõni teab täpselt juba täna, mida ta teha tahab. Kas hakata äriga tegelema, nagu Kristjan Allika, või minna ehitajaks, nagu Sander Liima, või siis on soov minna peale gümnaasiumit ülikooli psühholoogiat õppima, nagu Mirelli plaanib teha. Unistada tuleb suurelt, nagu Kaspar Soolev, kes õppis meie koolis 8 aastat ja tegi eelmine aasta julge otsuse kooli vahetada, et oma unistustele lähemale jõuda. Juba 15-aastaselt näitab Kaspar, et noored saavad unistused täituda. Ta lendab ümber maailma, et korvpalli mängida. Saadame siin soojad tervitused Kasparile, kes on hetkel USAs korvpallitreeninguta. Aga ka mõnel pole aimugi, mida ta peale põhikoolist teha soovib, aga see on täiesti okei. Kõige tähtsam on pea mitte noorgu lasta ja minna edasi, sest teie elu on alles ees. Me loodame, et võtate meie koolist kaasa palju häid mälestusi, väärteadmisi ja sõprussuhteid, mis kestavad veel kaua. Samuti loodame, et te ei unusta kooli, kus veetsite palju väärtuslikke päevi, kuid ja aastaid. Kallid lõpetajad, soovime teile palju edu, õnne ja tarkust kõiges, mis teid ees ootab. Olge julged unistama, püüdke kõik oma eesmärgid elus täita ning ärge kartke eksida, sest just vigadest õpitakse kõige rohkem. Palju õnne teile, armsad õpetajad! Soovime teile tuult tiibadesse ja palju kordaminekuid tulevikus. Aitäh! Ja nüüd
tuleb muusikaline etteaste. Eleri Pall ja Marleen Roomets esitavad Liine Pajusaare loo Vaadata, näha. Head lõpetajad, täna olete jõudnud, nagu vallavanem ütles, olulise verstapostini. Teie põhikoolitee on lõppenud, kuid ees ootavad uued võimalused, väljakutsed ja unistused. Soovime teile julgust teha oma valikuid, tarkust õppida igast kogemusest ning edu kõigis ettevõtmistes. Sellega kuulutame Vinni-Pajuste gümnaasiumi põhikoole lõpuaktuse lõppenuks. Kõigepealt lubame me välja minna lõpetajatel. 9B läheb vasakule koolimaja sisehoovi ja 9A läheb paremale koolimaja sisehoovi pildistamisele. Pärast pildistamist on võimalik lõpetajaid õnnitleda. Nüüd palume kõigil püsti tõusta, et saata aulast välja lõpetajad ja õpetajad.